maha. Külmad tulid peale. Maja oma see lõpuni laotud. Välja. Sinusid eest teha praegult. Nii. Sealt. Siit läbi. Vaja. Teeme topeltsõlme siis seekord. Õnnestub. Nii peaks pingutada. Siin nööriga ka asjad terad siin võtsin. Igasugused lipsusõlmisi teha. Väga hea. Ei, mul näpitsad siin ka tegelikult. Vist kunagi olid. Näpitsad. Ei ole. Alla tuppa viinud. Vist. Nüüd on tuppa viidud. Minna tooma. Kõik on nii mudane. Nüüd võiks tulla mingi pauk 20 sooja. Ei ole. Ei ole. Tigu, varsti tulen sinu sisse, Tigu. Saab jälle sukse vabaduse tunde seint vahelt välja. No, kus sa oleksid nüüd? Ole välja siit. Noh, hea sõlm. Maailma parim. Väga hea. Mõtlesin, äkki peab natuke üle keerama. Pingutama aga ei ole vajagi. Väga hea. Seda ei ole ka mõtet panna nii pingule, et ta pauguga tagasi lööb. Et songit peksab. Varsti sodiks seda kõik. Kuida pidi see käis nüüd. Mäletagi. Nii pidi peaks olema. Väga hea.
jooma mõtlen ka siit õue pealt ära vennitada. Siin on kanakuudi juurde, kuka juurde siin kuhugi tee äärde. Ei meeldi, keset teed äris. Panen sinna võsa alla pärast olla seal. Tõstab pukkide peale. Saab vedud välja venida ilusti. Ja kunagi tuleb hetk, kui saab selle uued hammasrattad käigu hästi. Küll veel tigu sõidab veel, sellega tehakse veel siukseid imereise veel. See ei ole veel kuskile maha kirjutatud. Noh, see sisse võisk. Või siis võtab mootor maha ja ehitab suure saekaatri. Saekaatrit ei ole mõtet ehitada. Kuna nii palju puid ei ole, otsest metsa ei ole mida lõigata. Kunagi võib-olla siis, kui tuleb see õige aeg, siis saab kõik teha. Automootorist ma olen näinud jah, kus on tehtud. Saekaater, ise olnud abimees siukse saekaatri juures lõikamisel. Siis oli küll elu meil tehtud see ketast saekaater, mitte lindiga. Aga kuskil nägin ka oli video, kus oli tehtud väga lihtsalt automootorist, aga autosõiduratastest lint saekaater väga hästi toimib, kõik toimib. Ongi, istud sangas, muudkui vahetad käika ja saed puid ja siuke hea elu, annad 120-ga minna. Lauad lendavad. Sauna kohast võiks küll ära laduda. Mingi hetk. Siis kui tuleb hea ilm, õige hetk. Saab sealt ka need toogad välja võtta. Mis sa minna ei taha. Aga ma ei saa. Pool viltu. Või ei ole? On või? Üldse paigas. Vist liiga väga pingutatud neid. Seal on üks-kaks pooleks murdunud mingit kännujuppi, siin taga on üks kask. Puid on. No nii, nüüd läks õieti. Kohe teine minek. Kõik puud tuleb kokku võrjata, kuur veel tühjaks vedada. Tegemist on. Tegevuse puudust ei ole. Kogu aeg on, ööpäev on lühik käinud. 72 tundi ööpäev oleks siis võib-olla isegi jaguks. Katse number 2. Pikuti lõikamisega, sellega on jälle mingi süsteem, mingi video, kus ma seda vaatasin, et see elumees seletas jah, et
kuidas, miks teda lõigati niimoodi jupikaupa, järjest lähed sügavamale, et aga üks video oli, kus Elumus pani mootorsae kummiga tõmbas järjest peale ja kohe ühe laksuga pikk latt oli peal ja lõikas kõik korraga. Ma vaatasin, et see palk, mida ma nüüd hakkan lõikama, ei olegi vist nii paks, et vist nipa-napa peaks ulatama läbi. Peenem ots kindlasti. Aitab küll vist. Loomajuuga ei ole ka nüüd vähe kinni panna. Samas nii palju viivaga lahti ei tule. Right. Valmis. Võib-olla oli ka see ka märk, et see katki läks, et ära lõika mind, see on vale tegu. Ma praegu ei oska muud mõelda, miks ta võiks vale tegu olla. Ei tea, ei oska öelda. Katse number 2. Siin on mikrofon siis on paigal. Muidu vastasi saa, kui ei proovi. Mõtlengi, et tee peale. Ilmselt siia selle kuuse külge panema selle pintsi. Sealt siia. Ja sealt siiamaani, mis ma mäletan, oli seal käis, kui teo külge tõmmata kinni see pints ja siis siit edasi lohistada. Aga võib-olla jõuab ka käsitsi juba. Ma ei tea, vaata. Ei usu ka lihtsalt päris raske. Isegi kui ta pooleks on lõigatud. 4 lõikad siis veel. Pikuti pooleks, aga noh, selle pole pointi. Aiateibaid ei ole vaja. Me ta siit kätte saame. Kõik on võimalik. Nii. Vist on kaadris. Ups. Lõikama hakkan. Mingi tee sisse siia raiuma. Nii on väga hea. Opa.